Lugupeetud volikogu, jätkame oma istungiga ja lähme edasi päevakorra järgmise punkti juurde, milleks on Setomaa vallavolikogu 29.03.2018 määruse number 4, Setomaa valla põhimäärus muutmine. Helle, palun lisaga vastav eelnõu meile ekraanile. Ja ettekandeks saab sõna Martin Sulp. Nii, tere ka minu poolt siis, lugupeetud volikogu. Kuna teie poolt on see algatus tulnud, et volikogu komisjoni koosolekud võiksid toimuda ka elektroonsel kujul, siis vastavalt sellele soovile on koostatud siis Setomaa valla põhimääruse täiendamine, kus siis täiendatakse paragrahvi 17 lõikega 4, et võimaldatakse volikogu komisjonil pidada e-koosolekuid. Koosoleku läbiviimine on selles mõttes nagu lihtne, et komisjoni liikmed saavad meili peale materjalid ja tähtajad, kus siis komisjoni liige peab edastama oma arvamuse. Kui tähtajaks ei ole komisjoni liige oma arvamust esitanud, siis loetakse, et tema ei ole komisjoni koosolekul osalenud. Ja kui näiteks komisjonile esitatakse eelnõu menetlemiseks, siis kindlasti peab olema vähemalt pooled komisjoni liikmed andnud oma arvamuse, siis loetakse, et see volikogu eelnõu on komisjonil nii-öelda siis läbi käinud või oma nii-öelda heakskiidu saanud või siis mitte. Aga kindlasti pooled peavad vähemalt oma arvamuse nagu edastama. Ja ka e-koosoleku toimumise kohta koostatakse siis protokoll ja protokolli allkirjastab komisjoni esimees. Et minu poolt hetkel kõik. Aitäh. Kas volikogu liikmetel on küsimusi? Kui on küsimusi, siis kirjutage sõnumitesse või tõstke elektrooniline käsi. Ühtegi küsimust ei lähe. Kaasettekandeks sõna Volli Rõžikovile, palun. Tere kõigile. Paistab, et täna on see ajalooline sündmus, kui esimest korda Setomaal tehakse Skype'i kaudu volikogu istungit ja see on väga teretulnud ja seda nagu praegu ka oleme siin vaadanud selle oma arengu ja planeeringu komisjoniga ja saatsin need küsimused laiali, tegime samamoodi e-koosoleku, nagu öelda. Väga hea, et suurem osa mehi helistasid ja sai konkreetselt arutada nagu telefoni kaudu, et ei olnud seal 2-3 sõna, et jah või ei, vaid aga lõpp oli siis niimoodi, et kõik olid siis selle poolt, et nii me teeme ja see on väga teretulnud asi ja komisjon toetab ja arengukomisjon siis teeb ettepaneku määrusena vastu võtta eelnõu. Aitäh, Volli. Volikogu liikmed, kas on volikogu liikmetel ettekandjatele küsimusi? Kui on küsimusi, palun trükkige sõnavõtusoov sõnumitesse või tõstke elektrooniline käsi. Ei näe ühtegi küsimust.
Head volikogu liikmed, kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove või muudatusettepanekuid? Kui on, siis palun kirjutada oma sõnavõtusoov sõnumitesse või tõsta elektrooniline käsi. Ühtegi sõnavõtusoovi ei näe. Tulenevalt siis ettekandjate ettepanekutest panen hääletusele Setomaa vallavolikogu 29.03.2018 määruse number 4, Setomaa valla põhimäärus muutmise ja teen ettepaneku see eelnõu ühehäälselt vastu võtta. Seda saame teha sellisel juhul, kui keegi ei soovi hääletamist. Kes nõuab hääletamist, andke sellest teada, kas elektroonilise käeviibutusega või sõnumites. Ühtegi hääletusele panemise nõuet ei näe. Lugupeetud volikoguga, sellega on vastu võetud Setomaa vallavolikogu 29.03.2018 määruse number 4, Setomaa valla põhimäärus muutmine. Aitäh! Lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Setomaa valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste ja Värska muusikakooli lastevanemate poolt kaetava kohatasu maksmise peatamine. Ettekandeks sõna Karin Viljusele. Tere, lugupeetud volikogu liikmed. On siis ees on eelnõu, kus Eesti Vabariigis kehtib siis koroonaviiruse haiguse leviku tõkestamise eriolukord ning kuna 16. märtsist on suletud Meremäe ja Obinitsa lasteaiarühmad ja Mikitamäel ja Värska lasteaias on avatud ainult valverühmad, siis on ja muusikakool on ka läinud üle distantsõppele, aga tulenevalt huvikooli spetsiifikast ei ole siis muusikakoolil võimalik distantsõpet täiel määral rakendada ja seetõttu ei ole ka nagu põhjendatud lastevanematelt kohatasu maksmise nõudmine. Ja ettepanek on siis perioodi eest 16. märtsist kuni eriolukorra lõppemiseni Setomaa valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste ja Värska muusikakooli kulude katmiseks lastevanemate osalustasu ehk kohatasu maksmist mitte nõuda. Aitäh, Karin. Kaasettekandeks sõna Vello Saarele. Kas Vello nüüd püsis sees või kukkus välja? Jah, Vello on meil välja kukkunud. Kas komisjoni aseesimehelt saaks komisjoni arvamust? Jah, aseesimees räägib. Tähendab, kui meil jutt oli, et vastis seda eelnõu. Ma ei kuulnud hästi, mis sa ütlesid. Tegelikult saabus ka Vello Saar, nii et aitäh, Volli. Vello, vaata, kas su ühendus võimaldab meil avaldada komisjoni seisukoht. No proovime, jah, aitüma. Komisjoni seisukoht on, et see otsus eelnõu vastu võtta otsusena ja see on ühehäälne. Nii et ettepanek jah, volikogul. Aitäh, lugupeetud volikogu. Kas volikogu liikmetel on küsimusi ettekandjatele? Kui on küsimusi, palun
elektroonilise käega märku anda või kirjutada küsimuse soov sõnumisse. Ei näe ühtegi küsimuse soovi. Kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove või muudatusettepanekuid? Kui kellelgi on sõnavõtusoov või muudatusettepanek, palun siis elektroonilise käega märku anda või kirjutada sõnumitesse. Ühtegi sõnavõtusoovi ei näe. Lugupeetud volikogu, teen ettepaneku vastu võtta antud eelnõu ühehäälselt ja selleks ma küsin teie käest, kas kellelgi on soovi hääletada. Rein, ma segan vahele, Viivikal on küsimus. Selge, vabandust, ei pannud tähele. Viivika, palun küsimus või sul oli ettepanek, ükskõik, Viivika, sulle sõna. Nii, Viivika saab rääkida. Et lapsevanemad tegelikult maksavad õppetasu, et kas siin väike nagu parandus äkki tuleks sisse viia, et Värska muusikakooli kulude katmiseks lastevanemate osalust ehk õppetasu maksmist ei nõuta. Kes vastab? Kas Karin või Vello? Ja, see on hea nagu tähelepanek, et võib-olla siis lihtsalt nagu täiendada, et lasteaias on kohatasu, muusikakoolis on õppetasu, aga minu meelest on kohatasu. Ma võin eksi. No, ei ole kohatasu on ikkagi, Viivika. Kohatasu on. Kas Rein annab mulle sõna või? Annan sõna. Värska muusikakooli põhimäärus paragrahv 12 ütleb väga selgelt, et õppekulude osaliseks katmiseks lapsevanemat või õppurilt võetab õppetasu. Ja siis teine punkt on lepingute alusel teistelt omavalitsuselt laekuv huvikooli õpilaskohamaks, nii et minu jaoks on need kaks väga erinevat asja. Üks on siis õppetasu, mida lapsevanemad maksavad ja teine kohatasu, mida siis maksavad kas teised omavalitsused või siis on ta arvestatud lihtsalt. Aitäh. Nüüd on küsimus Vello Saarele seoses sellega, et kuidas sa kommenteerid seda olukorda? Kas Vello on jälle välja kukkunud meile? Aitäh, komisjoni esimeest, jah, kahjuks sees ei ole. Nii, ma loen, et vallavanemalt on tulnud ettepanek võtta sulgudes olev kohatasu maksmist üldse eelnõust välja. Nüüd mul on küsimuse esitajale Viivikale. Kas see on see, mida sa mõtlesid, et võtta sulgudest olev kohatasu maksmist üldse eelnõust välja? Kas siis ta vastab sellele, et ka reguleerib muusikakooli tasusid? Viivika, palun. Minu arvates küll jah, et siis jääks Värska muusikakooli kulude katmiseks lastevanemate osalust ei nõuta. Ja minu meelest see oleks siis hea. Nii, aitäh, Viivika. Praegusel juhul siis on laekunud vallavalitsuselt
Raul Kudre näol ettepanek, et võtta eelnõu paragrahvist 1 sulgudes olev, tsiteerin, sulud algavad kohatasu maksmist, sulud kinni, tsitaadi lõpp, üldse eelnõust välja. Ja seda ettepanekut on siis ka aktsepteerinud küsimuse esitaja ja peaettekandja Karin Viljus. Kas selline muudatusettepanek on mõistlik? Jah, olen nõus. Vaatan, kas Vello on meil tagasi tulnud. Aha, on küll. Ups. Nii, tere Vello. Et meil on vahepeal laekunud valitsuse poolt muudatusettepanek võtta paragrahv 1 eelnõus sulgudes olev tekst kohatasu maksmist üldse eelnõust välja. Ja seda siis tulenevalt sellest, et on erinevaid mõisteid kasutatud huvikoolide puhul, mis puudutab Värska muusikakooli. Et sellisel juhul, kui see sulgudest olev tekst ära jäetakse, et siis ta vastab täielikult seaduse mõttele. Vello, sul pole ka mikrofoni sees vist. Aha. Vello vist kadus meil jälle ära. Volikogu komisjoni esimehele paremat internetilevi. Volli, sinu arvamus komisjoni aseesimehena, Volli Rõõsikov? Ma ei ole asjaga niivõrd kursis, et ma ei saa nüüd konkreetselt öelda, aga jätame selle Karinile. Selge, aitäh. Ühesõnaga on laekunud üks ettepanek, on ka komisjoni ja eelnõu esitaja arvamused ära kuulatud ja ettepanek on siis, et jätta välja sulgudes olev tekst. Kas saame selle ühehäälselt vastu võtta? Küsin selle pärast nüüd teie käest üle, kas keegi nõuab selle muudatusettepaneku hääletamist? Andke siis elektroonilise käega või teksti sõnumiga teada, kui soovite hääletamist. Keegi hääletamist ei nõua, sellega on muudatusettepanek eelnõusse sisse viidud ja paragrahv 1 või punkt 1 on välja jäetud kohatasu maksmist. Lugupeetud volikogu, rohkem muudatusettepanekuid pole laekunud ja nii komisjoni kui eelnõu algataja ettepanek oli eelnõu otsusena vastu võtta. Teen ettepaneku vastu võtta eelnõu ühehäälselt. Kas keegi nõuab hääletamist? Andke siis märku sõnumiga või elektroonilise käetõstmisega. Vaatan, et keegi hääletamist ei nõua. Lugupeetud volikogu, seega on Setomaa valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste ja Värska muusikakooli lastevanemate poolt kaetava kohatasu maksmise peatamine ühehäälselt vastu võetud. Ja volikogu lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Setomaa vallavolikogu 25.10.2018 määruse number 22, Setomaa muuseumid põhimäärus muutmine. Ettekandeks sõna Karin Viljusele. Jah, seoses Värska külastuskeskuse valmimise ja kasutusele võtmisega siis on määruse eelnõu eesmärk arvata siis Setomaa muuseumid koosseisu Värska külastuskeskus ja viia see siis põhimäärusesse see muudatus sisse.
Rein ei kuule sind. Minul on mikrofon välja lülitatud. Selge. Annan sõna Agnele ja lülitan Agne mikrofoni sisse. Komisjon arutas eelnõud ja ühehäälselt toetati, et see eelnõu määrusena vastu võtta. Aitäh, volikogu. Kas volikogu liikmetel on ettekandjatele küsimusi? Kui on küsimusi, palun elektroonilise käega märku anda või kirjutada sõnumitesse. Nii, ühtegi küsimust ei näe. Kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove või muudatusettepanekuid? Kui on sõnavõtusoove või muudatusettepanekuid, palun kirjutage sõnumitesse või andke elektroonilise käega märku. Nii, ühtegi sõnavõtusoove pole laekunud. Lähtudes ettekandjate ettepanekutest, teen ettepaneku vastu võtta Setomaa vallavolikogu 25.10.2018 määruse number 22 Setomaa muuseumid põhimäärus muutmine. Ja teen ettepaneku vastu võtta otsus ühehäälselt. Kui keegi on selle vastu ja nõuab hääletamist, palun andke teada, kas sõnumina või viibates elektroonilise käega. Keegi hääletamist pole soovinud. Lugupeetud volikogu, sellega on vastu võetud Setomaa vallavolikogu 25.10.2018 määruse number 22 Setomaa muuseumid põhimäärus muutmine. Järgmise päevakorrapunktina on Setomaa vallavolikogu 29.11.2018 otsuse number 58 Setomaa vallavalitsuse hallatava asutuse Setomaa muuseumid struktuur muutmine. Ettekandeks sõna Karin Viljusele. Helle, palun eelnõud, kui on võimalik. Kus meil... Helle, otsid eelnõud, jah? Aitäh. Nii, eelnõu on ees.
Teie ees on otsuse eelnõu, mille eesmärk on suurendada Setomaa muuseumi struktuuri 5 ametikoha võrra seoses siis Värska külastuskeskuse valmimise ja kasutusele võtmisega. Suurendada siis spetsialistide ametikoha arvu 2 ametikoha võrra. Hetkel kehtiv struktuuris punkt 1.3 tunnistada kehtetuks ja selle punkti ametikohad siis liita punkti 1.2 ametikohtadega ja suurendada siis punktis 1.6 ametikohtade arvu 3 ametikoha võrra. Kõik. Aitäh. Kaasettekandeks sõna Aarne Leimale. Nii komisjon arutas ka seda eelnõud oma e-koosolekul ja üksmeelselt oldi eelnõu poolt ja ettepanek on see siis vastu võtta. Aitäh. Lugupeetud volikogu, kas on ettekandjatele küsimusi? Palun siis anda sõnumis või elektroonilise käega sellest teada. Ei näe ühtegi küsimust. Kas kellelgi on muudatusettepanekuid või muid sõnavõtusoove? Ei ole. Lugupeetud volikogu, teen ettepaneku vastu võtta Setomaa vallavolikogu 29.11.2018 otsuse number 58 Setomaa vallavalitsuse hallatava asutuse Setomaa muuseumid struktuur muutmine. Ja teen ettepaneku see võtta vastu ühehäälselt. Kas keegi on selle vastu ja nõuab hääletust? Andke sellest sõnumitest teada või elektroonilise käega. Keegi hääletamist ei nõua. Sellega on Setomaa vallavolikogu 29.11.2018 otsuse number 58 Setomaa vallavalitsuse hallatava asutuse Setomaa muuseumid struktuur muutmine vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on Setomaa valla jäätmehoolduse eeskiri. Plaanis on esimene lugemine. Ettekandeks sõna Tarmo Kõivule. Tarmo, ole hea, lülita mikrofon sisse. Ja. Tere, lugupeetud volikogu liikmed. Setomaa valla jäätmehoolduse eeskiri. Enne haldusreformi kehtis igas omavalitsuses eraldi jäätmehoolduse eeskiri. Antud eeskiri on loodud haldusreformi käigus liitunud valdadest moodustunud Setomaa valla territooriumil ühtse jäätmekäitlusviisi tagamiseks. Praegune määrus muudab eelnevad kehtetuks ja on ainus jäätmekäitlus reguleeruv määrus Setomaa vallas. Eeskiri seab nõuded jäätmehaldajale ning esitab tingimused jäätmehoolduseks meie territooriumil. Kõik? Mul jah, praegu kõik. Aitäh! Kaasettekandeks sõna Raivo Kunstile. No nii, tere kõigile. Jah, ütleme, dokument laekus liiga hilja komisjonile ja kuna dokument on nii mahukas, siis komisjonile on ta välja saadetud ja välja saadetud pealkirjaga, et ta läheb arutamisel järgmise kuu jooksul, ütleme siis vastavalt olukorrale võimalustele, mis meil siin praegu ümberringi sünnib. Jah, ettepanek on ta esimesel lugemisel saata.
Esimese lugemise on praegu, et saata teisele lugemisele. Teisele lugemisele, palun vabandust. Aitäh. Kas volikogu liikmetel on ettekandjatele küsimusi? Palun siis elektroonilise käega märku anda või kirjutada sõnumites. Ei näe ühtegi küsimust. Kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove? Palun sellest teada anda. Sõnavõtusoove ei näe. Sellega on Setomaa valla jäätmehoolduse eeskirja esimene lugemine lõppenud ja lähme aruteluga edasi järgmisel lugemisel. Järgmine päevakorrapunkt on Värska sanatooriumi detailplaneeringu kehtestamine. Ettekandeks sõna Erika Joonasele. Tervist kõigile volikogu liikmetele ja üldse kõigile palju tervist, et pidage vastu. Teie ees on Värska sanatooriumi detailplaneeringu kehtestamise eelnõu. Planeeringut on koostatud ja läbi viidud 2,5 aastat. Ja teie ees on see käinud alates algatamisest. Viimati oli siis vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine. Peale avalikku väljapanekut on taotletud heakskiitu ka Rahandusministeeriumilt. Heakskiit tuli veebruari lõpus. Siis ma ei jõudnud seda volikogule esitada, see oli nii hilja. Aga nüüd siis on teie ees eelnõu, et kehtestada aktsiaselts Kobras poolt koostatud Värska sanatooriumi detailplaneering asukohaga Väike-Rõsna külas Setomaa vallas. Ja Setomaa vallale on see esitatud digikonteineris allkirjastatuna. Ja siis see esitatud planeering, selle kehtestamise teade avaldada ajalehes ja ametlikes teadaannetes ning sellega ongi kõik. Aitäh. Kaasettekandeks sõna Volli Rõõsikovile. Aitäh, midagi lisada ei ole ja ettepanek on eelnõu vastu võtta otsusena. Aitäh. Nii. Praegusel juhul on tulnud ka üks taandluse ettepanek. Imre Liivago on teatanud, et ta taandab ennast selle punkti arutelult ja ma loodan, et ta siis on ka ekraani kinni pannud ja lahkunud arutelu juurest ja palun selle protokollida sekretäril. Nii. Kas volikogu liikmetel on küsimusi? Ei näe küsimusi. Kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove? Volikogu liikmete sõnavõtusoove ei näe. Kuna ettekandjatelt laekus ettepanek kehtestada Värska sanatooriumi detailplaneering, siis teen ka volikogule ettepaneku kehtestada see ühehäälselt. Kui keegi nõuab hääletamist, palun andke käega märku või kirjutage sõnumites.
Keegi hääletamist ei nõua. Sellega on Värska sanatooriumi detailplaneeringu kehtestamine ühehäälselt vastu võetud. Jätkame päevakorrapunktiga 8. See on sanatooriumi D4 detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine. Ja, ma sain sõna vist jälle. Ja sõna Erika Jamasele just. Aitäh. Sanatooriumi D4 detailplaneeringu soovi avaldas selle maaüksuse omanik ja soovib sinna elamumaa krunte rajada. Eeltööna olen koostanud keskkonnamõjude eelhinnangu vajalikkuse kohta siis eelhinnangu ja küsinud arvamust asjaomastelt asutustelt, Keskkonnaametilt, Maanteeametilt ja Rahandusministeeriumilt. Need arvamused on kõik tulnud ja on leitud, et kui keskkonnamõjude algatamist ei ole, siis vaja algatada, kui arvestatakse, et tegevusega ei kaasneks olulist negatiivset keskkonnamõju. Siin on tegemist maatulundusmaaga, on olnud metsaga kaet 100%, aga praegu on suur osa sealt lageraiet tehtud, see on juba mitu aastat tagasi tehtud, et seal nagu metsa peal ei ole, selle osa peal, kuhu siis elamukrundid rajatakse. Kuna see maatükk on natuke üle 2 hektari suurune, siis kehtiv Värska üldplaneering lubab metsamaale ehitusõigusi anda vähemalt 1 hektari suurusele krundile. Et see toob siis kaasa selle, et saabki ainult 2 elamukrunti siia moodustada, rohkem mitte. See on siis eeldus, et see planeering saaks tehtud. Ja looduskaitselisi piiranguid on siin ka mitmeid, sellest on pikalt kirjutatud eelhinnangus, mis on käesoleva otsuse juures lisana. Aga ettepanek on siis algatada Setomaa vallas Värska alevikus sanatooriumide 4 detailplaneering, mille eesmärgiks on katastriüksuse jagamine, ehitusõiguste määramine, juurdepääsu rajamine ja maa sihtotstarbe muutmine. See maa sihtotstarbe muutmine teebki selle detailplaneeringu, üldplaneeringut muutvaks ja on volikogu pädevuses algatamine ja kehtestamine. Mitte algatada sanatooriumi D4 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist, kuna seda ei ole vaja algatada keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu põhjal. Ja siis Setomaa vallavalitsusel korralduslikult väljastada lähteseisukohad, teated avaldada ametlikes teadaannetes, valla veebilehel ja ajalehes. See on lühidalt kõik. Aitäh! Veel enne, kui ma annan kaasettekandjale sõna, protokolliline märkus eelmise päevakorrapunkti juurde, et eelmise päevakorras punkti arutelult oli lahkunud Vello Saar. Ma arvan, et see ei olnud põhjus lihtsalt ainult see, et tal internetiühendus oli kehva, aga ma arvan, et see oli seotud ka tema enesetaandamisega. Et sellepärast ma lihtsalt protokolli kirjutamise mõttes või protokolliliselt märgin ära, et eelmise küsimuse arutelu juures lisaks Imre Liivakoole ei osanud Vello Saar. Ja lähme selle käesoleva punkti aruteluga edasi. Kaasettekandeks sõna Valli Röösikovile. Aitäh. Arengu- ja planeeringukomisjon on
antud eelnõuga tutvunud ja toetab, nii et teen ettepaneku eelnõu vastu võtta otsusena. Aitäh! Kas volikogu liikmetel on ettekandjatele küsimusi? Palun märkida sõnumites oma sõnavõtu soov või küsimuse soov või anda käega märku. Ei näe ühtegi küsimuse soovi. Kas volikogu liikmetel on ettepanekuid, muudatusettepanekuid või sõnavõtusoove? Palun kirjutage sellest sõnumites või andke elektroonilise käega märku oma sõnavõtusoovist. Erika Joonas, palun. Jaa, mul on selline ettepanek, et algatamise eelnõu juurest on välja jäänud selle planeeritava maa-ala pindala, et kui teise lõigu juurde saaks lisada selle, et selle planeeritava ala pindala on 2,5 hektarit, et see oleks nagu päris oluline info. See on nüüd seletavas osas, jah? No see on preambulas. Jah. Aga juba on tekst sees või? Ei ole. Planeeritav ala pindala on 2,5 hektarit on seal. Aga Helle on siis väga kiire olnud, et ta selle lisanud. Ma vaatasin oma arvutist. Vabandan siis. Nii, Helle, palun kommenteerida, millega on tegu, kas on, milline on see, mis on eelnõu esitatud volikogule? Selge. Eelnõus, mis oli volikogule esitatud ja välja jagatud, ei olnud seda 2,5 hektarit sees ja ma saan aru, et ettepanek oli see lisada valitsuse poolt. Antud tekst on ka olemas. Helle, palun praegu lisa see sinna teksti sisse tagasi ja märgida ära näiteks kollasega, et oleks aru saada, milline muudatusettepanek. No praegu tuubeldab nüüd seda esimest lause poolt, et tegelikult peaks tagumise otsa ainult lisama. Planeeritav ala pindala on 2,5 hektarit, piisab täiesti, jah? Jah. Võib komaga olla ka isegi. Võib. Nii, komaga. Siis on muudatusettepanek kirjalikul kujul laekunud. Nii, aitäh. Nii, kas on volikogu liikmetel veel muudatusettepanekuid, sõnavõtusoove? Andke palun märku. Protokolliliselt jah, nii palju, et Vello Saar on kinnitanud, et ta ei osalenud, aga hääletusel, mis puudutas seal juba eelmist punkti. Nii, rohkem muudatusettepaneku soove ma ei näe. Sõnavõtusoove ka ei ole. Lugupeetud volikogu, me peame läbi hääletama muudatusettepaneku, mis on siis preambulasse lisada planeeritav ala pindala 2,5 hektarit. Teen see ettepaneku see ühehäälselt vastu võtta. Kui keegi pole sellega nõus, siis palun andke teada, kes nõuab muudatusettepaneku hääletust. Kirjutage sõnumites või andke märku elektroonilise käevibutusega. Nii, keegi hääletamist ei nõua, sellega on muudatusettepanek ühehäälselt sisse viidud.
Nii, ja kuna oli ettepanek eelnõu vastu võtta, siis teen ettepaneku sanatooriumi T4 detailplaneeringu koostamise algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsus ühehäälselt vastu võtta. Kui keegi nõuab hääletamist, palun andke käega märku või kirjutage sõnumitesse. Lugupeetud volikogu, keegi pole hääletamist nõudnud. See tähendab seda, et me oleme sanatooriumi T4 detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse ühehäälselt vastu võtta. Aitäh, Helle, nende eelnõude näitamise eest. Võid nad nüüd siit mille eest ära võtta. Kas volikogu liikmetel on mingeid avaldusi, eelnõusid esitada või on veel muid märkusi, siis palun anda sõnumites teada või elektroonilise käevibutusega sellest teada anda. Kellelgi avalduse ettepanekuid, eelnõusid ei ole. Lugupeetud volikogu, järgmine istung võiks toimuda meil 30. aprillil ja 24. aprillil volikogu eesseisus. Arvestades hetkeolukorda, ilmselt ka järgmine istung toimub elektroonselt. Tänane kogemus oli küll uus ja ajast natuke pea kirjuks siin koosoleku juhatamisel, aga vast saime hakkama, et järgmine kord tuleme ühe kogemuse võrra juba paremas vormis ja vast koosolek läheb meil ka järgmine kord hästi. Egas midagi, täiendavalt siis teavitan eesseisva toimumisest ja volikogu istungist ja volikogu komisjonidega võiks nüüd sama tööriista kasutada ka komisjoni istungite läbiviimiseks. Et komisjoni esimehed siis pöördugu minu poole, kui tahavad ka elektroonilist komisjoni teha, et siis võime selle elektroonilise komisjoni üles panna. Seal on küll muidugi see keerukus veel, et on vaja neid komisjoni liikmeid kutsuda, kes pole volikogu liikmed, aga eks saame võib-olla sellega ka hakkama, et see tuleb iga komisjon siis ilusti ühekaupa läbi käia ja see koolitustöö ära teha, et mis me nüüd siin volikogu ettevalmistamisel ka tegime. Aga minu poolt siis kõik, et soovin kõigile head vastupidamist ja head tervist ja sööge vitamiini ja ma ei tea, mis seal ikka, muud ei oska öelda. Et kohtume järgmine kord eetris.